24. märtsil aastal 1668 lahutas Portugali kuninganna Maria Francisca Savoiast oma abikaasast kuningas Afonso VI. Vaid 9 päeva hiljem abiellus ta tema noorema venna Dom Pedroga, mehega, kes oli just paleepöördega kuninga kukutanud. See oli üks 17. sajandi šokeerivamaid kuninglikke skandaale. Aga kes oli see naine, kellest sai Portugali kuninganna 2 korda, olles 2 erineva kuninga abikaasa? Naine, kellest sai Portugali kuninganna 2 erineval korral, sündis Pariisis 21. juunil 1646, nimega Marie-Françoise Elisabeth. Ta oli teine ellu jäänud tütar Charles Amadeuselt Savoiast, Nemouri hertsogilt, ja Elisabeth de Bourbon-Vendômilt, kes oli Prantsusmaa kuninga Henry 4. lapselaps. Nende 5 lapsest jõudsid täiskasvanu ikka vaid 2, Marie-Françoise ise, keda hiljem tunti kui Maria Francisca, ja tema vanem õde Marie-Jeanne Baptiste. Aastal 1652, kui Maria Francisca oli veel väike laps, tabas tema perekonda tragöödia. Tema isa sattus kibedasse tülisse oma õemehe François de Vendômiga, Beauforti hertsogiga, Châtilloni hertsogkonna pärast. Tüli kulmineerus duelliga Pariisi hobuseturul 30. juulil 1652 aastal, kus Charles Amadeus tapeti vaid 28 aasta vanuselt. Tema surm jättis Maria isata ja muutis sügavalt tema varajase elu kulgu. Pärast oma abikaasa surma otsustas Maria taanduda Fontevraudi kloostrisse. Maria ja tema vanem õde veetsid suure osa oma lapsepõlvest seal, kus nunnad teda kasvatasid. Vaatamata nende lihtsale kasvatusele sai Maria siin hea hariduse ning ta kirjutas täiskasvanuna luuletusi. Õed jäid poliitiliselt tähtsateks kui lahkunud Nemouri hertsogi tütred. Lõpuks otsustas nende ema kloostrist lahkuda ja perekond naasis Pariisi. Seal ootas neid uus väljakutse. Kuna Nemours sool polnud otsest meesliini pärijat, muutus küsimus, kellega Maria ja tema õde abielluvad, enamaks kui lihtsalt perekondlikuks asjaks. Sellest sai poliitiline auhind, mis kujundas nende tulevikku ja tõmbas Euroopa võimsaimate õukondade tähelepanu. Maria ema oli kindlalt otsustanud, et vähemalt üks tema tütardest abiellub kõrgema Savoia aadli hulka, hertsogiriiki, mis asus tänapäeva Prantsusmaa ja Itaalia piiril. Õed reisisid sinna aastal 1659, kuid hertsog Charles Emmanuel II läbirääkimised ei edenenud ning 4 aastat hiljem abiellus ta hoopis Prantsusmaa kuningas Louis XIV nõuga. Selleks ajaks oli Maria vanem õde juba abiellus, kuna talle oli leitud sobiv abikaasa Charles Lorraine'i hertsogi näol, kes oli suurim isand tänapäeva Prantsusmaa ja Saksamaa piiril asuvas piirkonnas. Huvitaval kombel keeldus Lorraine'i hertsog peagi seda liitu tunnustamast ning see tühistati kiiresti. Kuid paralleelne plaan panna Maria abielluma Charles Henri Audomont hertsogiga ei viinud kuhugi. Aastal 1664 suri Maria ema 49-aastaselt, pärast mida langes võimaliku abielu läbirääkimiste vastutus tema vanaonule, César d'Estrele, Laoni piiskopile ja tulevasele kardinalile. Ta äratas peagi huvi Portugali õukonnas, kus kuningas alates 1656 aastast Afonso VI, kes oli vaid 3 aastat vanem kui Maria, oli endiselt vallaline. Portugallaste jaoks ei olnud Maria Francisca siiski nende esimene valik. Marquis de Sade saadeti varem Mademoiselle de Montpensier kätt paluma, kes oli Louis XIV nõbu, kuid ta keeldus. Alles siis, pärast täiendavaid arutelusid 60ndate keskpaigani, valiti Maria Afonso VI tulevaseks pruudiks. Maria abieluleping allkirjastati Pariisis 24. veebruaril 1666. Lepingu tingimused olid tema suhtes helded. Ta pidi andma kaasavaraks 600 000 eskudot, mis oli meelega kõrgeks seatud, et rõhutada Nemouri ja Vendômi suguvõsade kõrgemat staatus Portugali krooni suhtes. Kuid see oli tagastatav, kui abielu peaks lõppema, ning talle lubati kaasavara eest kasutada suurt hulka maid Portugalis. Need pärandataks talle pärast tema ämma Donna Luisa de Gusmão surma. Samal ajal saaks ta Portugali valitsuselt iga-aastast toetust oma majapidamise ülalpidamiseks Lissabonis. Kui selles kokku lepiti, toimus La Rochelle'is 27. juunil 1666 volitusabielu. Maria purjetas seejärel Portugali, saabudes Junqueirasse 9. augustil 1666.
teda teratitas Castello Mellori krahv ja ta saadeti Alcantara paleesse. seal ootasid teda kuningas Afonso Kuudes ja kuninglik õukond. Paar abiellus samal päeval hiljem linna Flami kloostri kirikus. Maria oli 20-aastane, samal ajal kui Afonso oli 23-aastane. Kaasaegsed allikad märkisid noore kuninganna ilu, kuid mõnede allikate kohaselt jättis kuningas oma pruudi pulmapidustuste ajal järsult maha, mis oli pahaendeline märk sellest, et see kuninglik abielu oli juba algusest peale tõsistes raskustes. Maria oli vaevu Portugali jõudnud, kui ta mõistis, et on sattunud maailma, mis oli täiesti erinev Prantsusmaal maha jäetud elust. Kuid suurim šokk polnud mitte riik ise. See oli mees, kellega ta just abiellus. Krooni taga oli kuningriik, mis oli juba poliitilisse segadusse vajumas. Eri leerid võitlesid võimu pärast kuninga lähikonnas, keda paljud pidasid valitsemiseks võimetuks. Afonso VI oli lapsepõlves raske haiguse tõttu füüsiliselt puudega ning kaasaegsed kujutasid teda sageli impulsiivse, ettearvamatu ja troonile sobimatuna. Isegi pärast täisealiseks saamist valitses tema ema aastaid reegendina, sest nii paljud kahtlesid tema valitsemisvõimes. Lisaks halvale tervisele väidavad mõned allikad, et ta eelistas jõhkardite seltskonda, veetes päevi lärmakate mängude mängimisega ja öid Lissaboni tänavatel ringi hulkudes, palju juues ja linnaelanikke hirmutades. Lisaks sellele jättis ta oma kohustused monarhina hooletusse. See oli eriti problemaatiline, kuna Portugal oli riigina allakäiguteel ja hollandlased tõrjusid neid paljudes Aasia ja Aafrika piirkondades koloniaalvõimuna välja. Selle tõttu oli ajaks, mil Maria kuningriiki saabus, juba tekkinud fraktsioon, mis oli vastu kõikvõimsale õukonna soosikule, krahv Castello Mellorile, kes avaldas Afonsole tohutut mõju. See vastasfraktsioon koondus kuninga enda venna Pedro ümber. Maria sattus peagi sellesse intriigide võrku. Just nemad olid need, kes surusid peale abielu prantslannaga, olles vastu Castello Melchori eelistusele tugeva liidu suhtes Inglismaaga. Õukonna intriigid muutusid veeldi keerulisemaks, kui kuninganna, kes oli alguses Castello Melchoriga hästi läbi saanud, soovis osaleda riiginõukogu töös, nagu tema ämm enne teda oli teinud. Kui karv vastu hakkas ta liituma vastasleeriga, mis koondus Pedro ümber. Poliitika ei pruukinud siiski olla ainus asi, mis neid kokku tõi. Hiljem väideti, et kui Maria abielu Afonsoga lagunes, armus ta tema nooremasse venda Pedrosse. Vennad olid omavahel silmatorkavalt erinevad. Pedro oli nägus, karismaatiline ja võimekas, samas kui Afonso oli füüsiliste puudustega ja vaimselt piiratud. Kuid kas need kirjeldused on tõesed või liialdatud, jääb ebaselgeks. Selge on see, et Castello Mellor hakkas kuningannate infanti pidama ohtlikuks liiduks. Kartes, et nad võivad tema mõjuvõimu hävitada või olles ehk teadlik saladustest, mis võiksid neid endid hävitada, hakkasid mõlemad pooled üksteise vastu manööverdama. Nii tekkis peagi vandenõu, et Castello Mellor eemaldada, mida kaugelt toetas Prantsusmaa kuningas Louis XIV, kes soovis õõnestada Anglo-Portugali liitu, mille üks peamisi toetajaid õukonnas oli just Castello Mellor. Maria järgmised sammud olid kaalutletud poliitiline risk. Ta andis selgelt mõista, et ta ei olnud oma abieluga rahul ja väitis, et Afonso, kes kannatas hemipleegia all ehk ühe kehapoole halvatuse all, ei olnud suutnud nende abielu täide viia. Ta tegi seda hoolimata varasematest väidetest, et ta uskus end olevat rase, tekitades selge vastuolu. Kuidas sai ta arvata, et ta on rase ja samal ajal väita, et abielu ei ole kunagi täide viidud? See õnnetu küsimus ei leidnud kunagi lahendust ja hiljem jäeti see tähelepanuta. Vastuolust hoolimata oli see Maria abielu kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks ning ta hakkas väitma, et võtab oma suure kaasavara ja naaseb Prantsusmaale. Kas ta oli selleks ajaks juba Pedroga armu suhtes, on endiselt vaidluse küsimus. Selge on see, et 1667 septembris purustas paleepööre Afonso valitsemise. Castello Mellor põgenes Inglismaale pagulusse, samal ajal kui Pedro haaras valitsuse üle kontrolli. Afonso jäi kuningaks vaid nime poolest ja järgmisel aastal saadeti ta Assooride Terceira saarele kinnipidamisele. Ilma igasuguse tegeliku võimuta veetis ta aastaid valve all, samal ajal kui Pedro valitses Portugali printsregendina. Kuigi ta hoidis võimu alates 1667. aastast, ei saanud Pedro ametlikult kuningaks veel järgmised 16 aastat. 24. märtsil 1668
anti Mariale abielu tühistamine Afonso pideva impotentsuse tõttu, mida kirik kuulutas ravimatuks ja seega piisavaks abielu kehtetuks tunnistamiseks. See oli kuninga jaoks alandav avalik otsus, kuid veelgi suurem skandaal oli alles ees. Vaid mõni päev hiljem abiellus Maria oma endise õemehe Dom Pedroga, mehega, kes nüüd valitses Portugali kõigest peale nime. Ühe ööga sai endisest kuningannast kuningriigi uue tegeliku võimu abikaasa, kinnistades ühe erakordseima ja vastuolulisema kuningliku liidu Euroopa ajaloos. Põhjus, miks pole selge, kas Maria oli Pedroga romantilises suhtes juba enne 1667 aasta riigipööret, tuleneb hilisematest sündmustest. Maria jätkas oma soovi väljendamist lahkuda Portugalist koos kaasavaraga ja naasta koju Prantsusmaale, isegi pärast seda, kui Pedro oli võimu enda kätte saanud. Vastupidiselt tema soovidele, näib, et uus valitsus võis avaldada talle survet jääda ja abielluda Pedroga pärast seda, kui tema abielu tühistamine oli heaks kiidetud. See pidi tagama, et tema kaasavara jääks valitsuse kätte ajal, mil Portugalis valitses rahaline kitsikus ning samal ajal säilitaks uus valitsus kuninglikud sidemed Prantsusmaa ja Savoiaga. Selle tulemusena abiellus Maria 2. aprillil 1668, vaid 9 päeva pärast seda, kui tema abielu tühistamine oli heaks kiidetud Pedroga. Endine kuninganna jäi peaaegu kohe rasedaks ning 6. jaanuaril 1669 sünnitas ta tütre Isabel Luisa Josefa, kellele Prantsusmaa kuningas Louis XIV oli ristiisaks, kuid ta ise kohal ei viibinud. Vaatamata kuninga tegelikule troonilt kõrvaldamisele oli see siiski poliitiliselt ebakindel aeg, kus tütre sünd aitas Mariet ja Pedrot nende valitsemise algusaastatel tohutult. Nagu mainitud, oli Afonso vang, kuid Pedro nõue valitseda reegendina oli siiski nõrgal alusel. Lapse saamisega sai Pedro viidata võimalikule troonipärijale juhuks, kui temast peaks kunagi kuningast saama. Samas kui kuulujutud Afonso impotentsusest tähendasid, et isegi kui ta vabastataks ja tal lubataks uuesti abielluda, ei oleks ta siiski oma lapsi. Noor Isabel oleks aga nende ainus laps. Maria jäi seejärel uuesti rasedaks aastal 1670, kuid ta kaotas lapse detsembris, kui ta rasedana tormakalt reisis, et oma mehega silmitsi seista kahtlustatava afääri pärast. Pärast seda ei suutnud ta enam rasestuda. Suurem osa Maria ülejäänud elust keskendus tema tütre kasvatamisele ja aruteludele selle üle, keda tütar võiks ühel päeval abielluda. Kuigi iroonilisel kombel ei abiellunud tütar kunagi, hoolimata sellest, et aastate jooksul oli tal koguni 17 erinevat kosilast. Maria eluajal keskendusid läbirääkimised võimalusele abielluda aadlikega, nagu Anjou hertsog Prantsusmaal või Parma prints Itaalias. Samuti kaaluti Saksa kandidaate Baieri ja Neuburgi hertsoglikest perekondadest. Lõpuks hakati keskenduma plaanidele abielluda oma Savoia nõo Vittorio Amedeo II-ga, Savoia hertsogiga. Pärast keerulisi läbirääkimisi toimus kihlustseremoonia 1681 aasta märtsis. Kuid viimasel hetkel läksid läbirääkimised luhta, kuna Savoia valitsus muutus ettevaatlikuks võimaluse suhtes, et hertsog peaks minema elama Lissaboni ning pikemas perspektiivis võiks Savoia hertsogkond minna Portugali krooni alla. Nii jäi Isabel lõpuks vallaliseks ning teda hakati seejärel kutsuma igaveseks kihlatuks. Savoia abielu polnud Maria ainus suur poliitiline projekt. Näiteks aastatel 1672 kuni 1674 töötas ta Hispaania vastuseisu kiuste selle nimel, et tema teisele abikaasale tunnustataks paavsti poolt Portugali valitseja tiitlit. See oli keeruline diplomaatiline küsimus, kuna Hispaania oli valitsenud Portugali üle veidi rohkem kui 60 aastat, 1580-ndatest kuni 1640-ndateni ning lootis endiselt ühel päeval Portugal tagasi saada. Pedro võimalik tunnustamine Portugali reegendina ja tulevase kuningana Rooma poolt võinuks seda nõuet nõrgendada. Maria viimaseid eluaastaid varjutas haigus, mis lõpuks tema elu nõudis. Paljud ajaloolased usuvad, et Maria põdes süüfilist. Võimalik, et see oli kaasasündinud, kuigi selle täpne päritolu on endiselt ebaselge. Mõned vaenulikud kaasaegsed väitsid hoopis, et Dom Pedro oli Maria nakatanud, kujutades haigust kui jumalikku karistust tema abielu eest endise abikaasa vennaga. Mis iganes tõdega polnud, tema tervis halvenes järk-järgult kogu 17. sajandi 70. aastatel, enne kui see varajastel 80. järsult halvenes. Samal ajal oli Afonso naasnud Portugali. Aastatepikkune vangistus oli tema tervist veelgi nõrgestanud ning alates 1675. aastast elas ta Sintra palees valve all, kus ta suri insulti 12. septembril 1683. aastal, olles 40-aastane.
Afonso surmaga kuulutati Dom Pedro lõpuks kuningas Pedro teiseks ning teist ja viimast korda oma elus sai Maria Portugali kuningannaks. Siiski oli Maria teine aeg kuningannana veelgi lühem kui tema esimene. Selleks ajaks teatati, et ta oli muutunud uskumatult kõhnaks ja haigeks. Ta suri vaid 3 kuud hiljem, 27. detsembril 1683. aastal, olles 37-aastane. Ta maeti Santo Crucifixo kloostrisse. Tema säilmed kaevati sealt välja ja maeti 1912 aastal koos mõlema abikaasaga kuningliku krüpti Salve Santa del Foras Lissabonis pärast kloostri lammutamist. Maria Francisca ainus laps, Isabel Luisa, suri vallalisena 1690 aastal, vaid 21-aastaselt, lõpetades sellega oma ema otsese suguvõsa. 3 aastat pärast Maria Francisca surma 1687 aastal abielus Pedro Maria Sofia von Neuburgiga ning nende arvukad lapsed kindlustasid troonipäriluse. Kui Pedro suri 58 aasta vanuselt 1706. aastal, päris Portugali trooni tema poeg Joao V. Vaatamata oma erakordse elu keerkäikudele, jättis Maria Francisca endast maha ainulaadse pärandi. Ta on Portugali ajaloos ainus naine, kes on kroonitud kuningannaks 2 erineva kuninga abikaasana ning tähelepanuväärselt üks väheseid teadaolevaid naisi ajaloos, kes on abiellunud 2 vennaga, kellest mõlemast said kuningad. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Maria Francisca Savoyast. Loodan, et leidsite selle huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida te elust arvasite, ja kui soovite rohkem lugusid kuningakodadest või Portugali kuningakojast, andke sellest samuti kommentaarides teada. Loodan, et olete tellinud minu kanali ja lülitanud teavitused sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minult, nii et näeme järgmises Forgotten Lives'i osas. Aitäh!